Juhul, kui te jälgite oma ettevõttes revisjone või on teil selline olukord, kus te ühte toodet saate toota mitut viisi. Näiteks teete kliendipõhiseid pakendeid, on variant 1, et toodate kohe õigesse pakki, variant 2 on see, et kiiresti on vaja välja saata, meil on oma pakendiga olemas, võtame sealt pakendist välja, paneme uue karbi, paneme uue etiketi ja saadame siis sellise toote, ehk siis teil tekib mingi modifikatsioon sellest tootmisest, kuidas saab toota, ehk siis 2 versiooni. Siis selle jaoks Esiilis on olemas välimodifikatsioon ja vaatame nüüd, kuidas siis sisestada modifikatsiooniga struktuuri. Selle jaoks kõige lihtsam ülevalt võtan kopeeri, avaneb aken, saan siin määrata modifikatsioonil tähise, panen siis antud juhul näiteks 1, saan muuta ka nimetuse, panen siis siia revision 1 näiteks selleks ja panen koostööstruktuur. Selle peale tehakse siis mulle juba modifikatsiooni. Natukene läheb ja tulevad andmed peale. Ja siin me saame siis ära muuta, et näiteks revision 1-ga muutub meil see, et enam ei kasuta seda kruvi, vaid näiteks muudame siit ära, paneme, vaatame, mis meil valikusse pakutakse. Ei pakuta midagi. Jah, võtame siit näiteks 18 muutus see ära. Salvestan ära ja sellega on meil siis tekkinud modifikatsioon antud sellest. Eelmise versiooni võib kinni panna või siis kui on mõlemad kasutatavad, siis jätta mõlemad lahti ning hiljem saab siis valida, kumma järgi me seekord toodame.